Veel aasta tagasi arvasime, et nohu ei ole haigus. Oleme ju tugevad ja sitked eestlased ja mingisugune tatitõbi meid küll ei murra. Ikka mindi tööle ja kooli, kuid nüüd on kõik muutunud. Vanasti peeti nohuga külmetushaiguseks, kuid külmetushaigust kui sellist ei ole olemas. Külmetus võib olla küll soodustavaks teguriks, kuid haigestumiseks on ikkagi vajalik kontakt viirusega. Täiskasvanud haigestuvad meie laiuskraadil nohusse 2–3, lapsed 6–12 korda aastas, mis teeb kokku kuni 10 nohust nädalat. Nohu ise ei ole küll raske haigus, kuid kui see jääb ravita, siis võib seda kaasa tuua tõsiseid probleeme. Kuidas siis ennast kaitsta? Garantiid, et me nohusse ei jää, keegi kindlasti kunagi anda ei saa. Küll aga saame me vähendada nohusse jäämise tõenäosust. Kõige tähtsam on hoida tugevana oma immuunsüsteem, siis tugev immuunsüsteem vähendab riski ükskõik mis tahes viirusele. Õigeaegne sekkumine aitab ära hoida nohutüsistused, keskkõrva ja põsskoopa põletikud, bronhiidi, isegi kopsupõletiku. Tänapäeval on apteekide riiulil õnneks suurenenud ka looduslike alternatiivide valik. Niisutavad õlid, eeterlikest õlidest nohupulgad, mereveespreid. Oma koha on leidnud ka taimsete ekstraktidega tabletid. Nende eeliseks on see, et nad ei kahjusta ega kuivata ninalimas kesta. Tõmmupelargooniumi juur takistab viiruste kasvu, paljunemist ja paneb organismi viiruse tekitajatega paremini ja särtsakamalt võitlema. Looduses leidub ka pseudoefedriini ohutum analoog, sünefriin, mida saadakse parimal kujul mõruapelsiinidest. Sünefriin vähendab ninaturset, takistab sekreedi eritumist, seega väheneb ka ninatilkumine. Aga millist toodet siis valida? Citromax Acute on just selline toode, kus on koos nii tõmmupelargooniumi juureekstrakt kui ka mõruapelsiinidest saadav sünefriin, et saada nohu kontrolli alla. Immuunsüsteemi tugevdamiseks on seal ka C-vitamiin ja piparmündi, eukalüpti ja sidruni eeterlikud õlid. Kokkuvõtteks, kõige olulisem on hoida oma immuunsüsteem tugevana ja juba esimeste ninasügeluste ja kurgukipituste korral alustada raviga, mitte jääda ootama. Ootamine annab eelise viirusele. Hoidke ennast ja olge hoitud!